et lausa võrdselt. Nii, võtan prillid üles, ma näen sind paremini. No see kaugel vaadus. Et sind paremini näha. Nii, aga paneme siis salvestama. Tere tulemast tagasi kuulame ja vaatame Häädemeeste seltsimaja podcasti Hääd inimesed ning täna me räägime sellisest huvitavast fenomenist nagu Häädemeeste hää. Ja ma ei tea, kes võiks paremini kõike seda selgitada ja Häädemeeste hääd tutvustada kui Eveli Loorents. Tere! Tere! Nii, Eveli, ma sulle korraks juba ütlesin ka, et mul vahel endalgi tekkis segadus siin, et kõik asjad olid Häädemeeste hää ja et mis asi see Häädemeeste hää siis on? No iseenesest on minu meelest väga tore, kui kõik asjad on Häädemeeste hää. Et tegelikult meie, või vähemalt minu mõte on küll selline, et see võiks ju ikkagi massidesse minna, et seda ilusat logo võiks igal pool kasutada. Aga mis asi see Häädemeeste hää on? No see ongi meid kõiki ühendav kohalik Häädemeeste kaubamärk. Et kui see logo sai loodud, et siis idee oligi selles, et kas need väikesed sellised ruudukesed siin selle ümber, et need siis nagu tähistavadki näiteks külasid, mis moodustavad ühe terviku meie valla, või näiteks meie inimesi, et see moodustavad nagu hääd inimesed Häädemeestel või meie toredaid sündmusi, mida me korraldame. Ehk siis selline, et me nagu kogu vald, et see on tore tervik toredatest häädest asjadest. Et selline idee on esialgselt olnud. Ja siis, et meil on kaks sellist tegevussuunda siis olnud senini. Et üks on selline kultuuri sündmuste sarja poolt, et me siis korraldame suvel sellist sündmuste sarja, mille nimi on Häädemeeste hää. Ja koondame sinna siis põhimõtteliselt kõik sellised toredad sündmused, mida siis suvel korraldatakse. No tegelikult õige sõna kõik ei ole muidugi, et kõik ei ole sinna liitunud, kuigi see on tegelikult avatud süsteem, et sinna võiksid kõik liituda. Aga meil on selline väike sisering tekkinud, et teatud korraldajate info läheb sinna siis kõigepealt üles, aga tõesti ma kutsun üles korraldajaid, tulge, andke ennast üles meie ühisesse kavasse. Ja me siis nii-öelda turundame seda Häädemeeste hää sündmuste sarja siis nii-öelda ühises paketis. Et inimene ei peaks otsima internetist erinevat infot, et kõik oleks ühes kohas olemas, päevade kaupa, et oleks lihtne seda kultuuri siin nii-öelda tarbida. See oli nüüd hästi kiiresti lühidalt siis sellest sündmuste sarjast, aga meil on siis ka teine pool, mida me siis niimoodi aktiivsemalt tegeleme, millega me tegeleme, on meie sellised väikeettevõtjad, kes tegelevad siis kas toidu tootmisega või mingisuguste toodete tootmisega. Et me oleme siis ka koondanud need väikesed ettevõtjad Häädemeeste hää nii-öelda kaubamärgi alla. Ja me siis ka ühiselt nagu turundame, ühiselt teeme erinevaid üritusi, olgu selleks siis näiteks potulogadilaat, mis on suvel, selline kohalike tootjate laat ja teiselt poolt siis selline suurem asi on meie jõulumüük, mida me siis iga aasta korraldame. Ja kui tähelepanelikud vaatajad on juba kindlasti märganud, et meil on siin see ilus jõulumüügi plakat ka, õigemini see ei ole vist päris see, mida sina praegu mõtlesid, aga me kohe vist jõuame selleni, eks? Jaa, no ma räägin siis jõulutuuri jutu ka ära, et Häädemeeste hää pood on sinna siis ka kaasatud, aga mitte ainult, et see on teist aastat siis korraldame seltsimajaga koostöös, huvikeskusega koostöös. Ja see koondab siis jälle sellised väikseid ärisid, mis Häädemeeste külas on, avame need 1 päevaks, kindlaks kellaajaks ja näiteks jõulutuur siis sellel aastal, 13. detsembril toimub. Salong Vetiver avab oma uksed, Tiiu lillepood avab oma uksed. Tiiu lillepoes saab veel teha ka meisterdada, saab teha
kuuseehet ja saab teha postkaardi, mille siis ka siis postitada oma sõpradele seal kohapeal. Siis ma ütlen vahepeal ära, et Tiiu lillapoes on ka siis jõuluvana postkast, mis on avatud, kui ma just praegu õigesti lugesin, 15. detsembrini, nii et seal jõuab siis ka oma need jõulusoovid teele panna jõuluvana poole. Jaa, just nimelt. Siis aiast aeda on kaasatud, seal saab muidugi jõulukuuski osta, aga ka kohvikumelu nautida kasvuhoones. Ja siis Häädemeeste hääpood, meie siis müüme seda kohalikku toodangut, toitu ja käsitööd, aga et meil on siis ka Sefiirialde kohvik avatud ja meil on siis ka sellel aastal hääpiparkoogi valimine 2025. Ja teen sinna ka siis reklaami, et kõik meie piirkonna piparkoogi meistrid sellel laupäeval, 6. detsembril. Aga see on siis... Võt jah. Seda ei saa reklaamida. Aga kes... Kutsun lihtsalt siis kas saab mingil muul ajal ka tuua neid? Vist ei saa enam. Ma kutsun siis maitsma. Jah, siis saame maitsma kutsuda. Nii, palun siis need kõiksid välja lõigata need. Ei lõika midagi. Info on olemas. 6. detsembriks said siis kõik oma piparkoogid ära tuua. Ja 13. saavad kõik neid maitsma ja hindama siis, ma saan aru, minna. Jaa, just nimelt, et kohalike piparkoogitootjaid, me kutsuksime sinna nüüd oma piparkookidega ja siis 3 jõulutuuri ajal saab siis tõesti neid piparkooke seal maitsta. Jaa. Küsin vahele, see ei ole siis nii-öelda ainult tootjatele, vaid kõik, kes tunnevad, et nende piparkoogid on maailma parimad ja kõik peaksid neid maitsma. Absoluutselt mitte, jaa. Kõik Häädemeeste piparkoogi tegijad, kodukokad või suuremad, väiksemad kokad, kõik on, aga oluline on muidugi see, et piparkoogid oleksid tehtud algusest lõpuni ise, ehk siis taigen on ka ise tehtud ja küpsetatud muidugi ise, et kui te meie Facebooki lehele lähete Häädemeeste hää, siis seal on antud ka näpunäited need piparkookide kohta, mida peab siis meile tooma, kui soovida siis sellel osaleda. Ja jõulutuuril on veel üks osaline, see Nurmeotsa talu, mis on küll natukene Alevist siis väljas, aga neile on siis võimalus nende juures kuulata väliarfi, sellist ansambli muusikat, tantsu keerutada ka selle saatel. Hästi tore. Ja ka tegelikult Seltsimajas toimub väga suur sündmus sel päeval, kui esietendub siis see Huviteatri uus etendus, mis on välja müüdud. Me juba Anneliga sellest natukene rääkisime ka, aga et 14. detsember siis ma tean, et veel on kohti. Aga kes teab, kas siis ka, kui me eetrisse läheme. Jaa. Eks siis Anneli ütleb. Aga uurida tasub. Ja. Aga sina oled siin, et rääkida Häädemeeste hää tegevusest ja nüüd sa juba ütlesid ka, et on 2 sellist suuremat suunda. Räägime kõigepealt sellest, mis te seal Häädemeeste hää poes teete. Mis seal toimub? Kus on esiteks? Jaa, et mõned inimesed juba isegi teavad, aga usun, et kes ei ole veel käinud, nende jaoks jääb segaseks, kus see pood on. See pood asub Häädemeeste muusikakooli õuel. Seal on Valge tellistest maja, kunagi toimetas seal naisselts Martad ja seal on suur Häädemeeste hää silt üleval, nii et peaks kõik huvilised üles leidma. Ja me oleme seda jõulumüüki seal teinud juba aastast, ma täna igaks juhuks vaatasin üle, 2021, ehk siis sellel aastal on 5. juba, jah? Kõlab nii. Ma ise ka ei uskunud, hakkasin nagu arvutama, et jaa, 5. kord juba, aeg on väga-väga kiiresti läinud. Ja tõesti, seal saab siis osta meie tootjate põnevaid tooteid, mis on eriti tore, et igal aastal lisandub mingisuguseid uusi ja põnevaid asju, uusi põnevaid tootjaid ka. Väga huvitav. Et seal on meil muidugi kudumeid, puutööd, mida tehakse meie tootjate poolt, siis ehteid, igasuguseid söögiasju, nagu muidugi kalatooted, piparkoogitaignad, piparkoogid, küpsetised, hoidised, teed ja nii edasi, et see nimekiri on päris pikk. Ja siin on päris mitu sellist
suurepärast keraamikut ka, et ma jaa, väga imetlen neid töid ka, et need on hästi ilusad. Aga kes sellel aastal siis liitujad on? meil on niimoodi, et meil on 20 ringis on neid, kes on nii-öelda ametlikud liikmed, kes siis maksavad liikmemaksu ja saavad siis nendest hüvedest osa. aga meiega on võimalik siis niiviisi ka nagu proovida seda liitumist, et meil on mõned, kes siis nii-öelda kõrvalt natukene vaatavad seda, mõnikord siis toovad oma asju müügiks. Aga ma jään praegu vastuse võlgu, kes meil sellel aastal nüüd päris uus tegija on, et jaa, ma jään praegu vastuse võlgu. Aga mis ma tahtsin veel öelda, meil on ka raamatuid, meie inimeste raamatud on seal müügil, et Lagle Suursilla näiteks luuleraamat, ehk siis meie inimesed, meie hääd inimesed on nii mitmekülgsed, et on, mida müügiks pakkuda, mida uudistama tulla, et väga uhke tunne on. Ja kust saaks parema jõulukingi siis sel aastal kui sealt, on ju? Jaa. Tõesti tore on sellist kohalikku toodet kinkida, minu meelest. Ka teistele siis kaugemal. Mul jäi nüüd kõlama see, et teil on mingi sisering, teil on mingi liikmeskond ja mingeid hüvesid seal pakutakse, on ju. Et kuidas sinna võimalik ennast sisse smuugeldada on? No tuleb lihtsalt ühendust võtta mõne Häädemeeste inimesega või selles mõttes, kes toimetab selle Häädemeeste hääga. Ja tuleb teada anda, et on selline huvi ja põhimõtteliselt siis vaatame, mida pakkuda on. et jaa, meil on mõned sellised inimesed, kes võib-olla kohe nagu ei julge liituda, aga nad on siis proovinud. Mõned on ka loobunud, öelnud, et see pole nende jaoks. Mõned on loobunud ja siis uuesti tagasi tulnud. et on nagu, et see ei pea kohe olema nii, et nüüd kohe peab liikmeks hakkama ja et seda saab nii-öelda kõrvalt ka natuke vaadata ja proovida. Aga mida see siis annab? No mina arvan, et päris suur asi on see, et sa oled nagu meie kogukonna liige. et sa oled selles infovoos, saad mõtteid avaldada, kuidas ühiselt turundada, kuidas ühiselt oma tooteid müüa ja siis muidugi nendel meie tegevustes kaasa lüüa. Ja me oleme ka teinud erinevaid trükiseid, et praegu näiteks meil on üks selline Häädemeeste häätegijad, on selline trükis olemas, kus on siis meie tootjad, aga selle me tegime nüüd mitu aastat tagasi, et nüüd peakski seda nähtavasti uuendama või midagi muud asemele tegema. Et neid tegevusi, millest kasu saab, on mitmeid. Ja teil on oma koduleht ka, on ju? Jaa, just. Ja, et sellisele väiketootjale või alustajale on see minu meelest ülihea platvorm, et kuskilt nagu teistega kambas alustada. Jaa. Või oma toodet siis nii-öelda turundada, jah? Jaa. Et ei pea oma kodulehte tegema selleks. Jaa, et just. Ja meil on nagu nii hea meel, et meie juures on võib-olla sellist nagu hea julgus koguda või katsetada, et kas su tooted lähevad inimestele peale, kas neid soovitakse, et teha seda tootearendust, et alguses näiteks meie tore Sefiirialdjas, kes alguses ei olnud üldse mingi Sefiirialdjas veel, kui ta meiega liitus, et ta ka ju tuli üsna sellise noore tegijana, kes oli alles alustanud, aga sai kuidagi julgust juurde, et see kogukond ju ka toetas kogu aeg ja nüüd on ju väga-väga tubli väike ettevõtja. Et selles mõttes on see minu meelest selline väga hea väike platvorm kohalikele tegijatele. Ja see poekene teil on siis nüüd avatud taas jõuluperioodiks või selleks detsembri ajaks, eks ju? Jaa, et pood on meil avatud tõesti ainult jõulude ajal ja kui ma ütlesin 5. aastat juba, et me oleme proovinud ka suvel seda avada, aga meie väikeettevõtjad, kes liitunud on nii tegusad, meil ei ole õnnestunud leida sinna poodi müüjaid, et see jõulude ajal me teeme seda vabatahtlikuna, igaüks teeb seal ühe müügipäeva, aga suvel see kuidagi meil ei ole õnnestunud ja tegelikult meil ei ole õnnestunud leida ka selliseid väga häid ruume, mis oleksid tee ääres,
seal kohe keskuses, Häädemeeste keskuses kohe turistidele näha ja kuulda, et see on meie suur probleem jah, et meil ei ole sellist kohta, kus avada oma poekest suvel näiteks. Et see on meie suur unistus ja mõte, et ja kogu aeg mõtleme, et kuidas ja kuhu võiks seda teha, aga ei ole paika. Ütleme igaks juhuks need ajad ka, millal see poekene on avatud, millal sinna võiks tulla ukse taha koputama? Jaa, traditsiooniliselt me oleme teinud siis nii, et nagu enne jõule 6 aega laupäeviti on meil pood lahti. 29. novembril oli esimene jõulumüügipäev, 6. detsembril järgmine laupäeval ja siis alates 13. oleme ühte jutti kuni siis 23. detsembrini avatud. Igal päeval? Igal päeval. See on jõulueelne nädal ja siis kõik on jõuluostupaanikas. Meie pakume seda abi, tulge. Ja me oleme nüüd proovinud kas ka 3. või 2. aastat järjest, et me oleme lahti ka 23. detsembril. Sellepärast, et üks aasta juhtus nii, et 23. detsembril me olime suletud, aga siis kõik meie müüjad käisid siis oma sõprade ja tuttavatega. Aga just see 23. üks päev veel enne sellist SOS müüki tegemas ja siis otsustasime, et teeme siis ikkagi lahti, et kõik tahavad veel viimasel päeval midagi osta. No, okei, see tasub nüüd küll meeles pidada, et siis kuni selle ajani võib ja 24 enam ei tasu tülitada sõpru, siis me juba tõesti peame jõulupühi ja kõik ostud peaks olema tehtud. Aga Eveli, sina oled käsitööline? Ma olen olnud küll käsitööline, kui ma olin noor, aga elu on peale tulnud ja igasuguseid muid, aga tõesti, kui ma käisin keskkoolis ja põhikoolis, siis ma olin väga usin käsitööline. Aga minu jaoks on see hetkel küll läbitud teema. Aga ma sinu puhul kogu aeg mõtlengi seda, et sa oled ikka täiega entukaga selle asja juures, et tegelikult sa oledki kogu selle Häädemeeste hää koordinaator, eks? Et mis sind nagu sütitab ja hoiab selle tegevuse juures? No tegelikult kui ma tohin, siis ma võin natuke ka ajaloost rääkida. Minu vanuses on see võib-olla juba lubatud. No tegelikult on niimoodi, et mis see ikka hoiab selle juures, et nagu me kõiki, nagu ka sina näiteks ja nagu kõik meie sõbrad ja tuttavad, kes tihtipeale on ju sellised samasugused entukad, on ikkagi missioonitunne oma kodu ees. Et tahaks midagi ära teha. Et ma pean tunnistama, et ma tegelikult ei ole koordinaator. Et meil on niiviisi, et on üsna avatud juhtimine ja ma tunnen, et ma hea meelega annaks sellise nagu koordinaatori ülesanded juba kellelegi teisele ja mul on väga hea meel, et ka meie käsitöö nii-öelda seltskonnas on juba inimesi, kes ka nagu on sellise juhtiva positsiooni võtnud, mille üle mul on väga hea meel. Ja tegelikult meie kultuurisündmustega ma enam üldse ei tegele, et sellega tegelebki meie Anneli Lepik. Et tema on nüüd selle koordineerimise oma peale võtnud. Et et sütitab meid kõik ikkagi see missioonitunne. Et tegelikult et kuidas Häädemeeste hää alguse sai, ma võin ikkagi nüüd rääkida natuke pikemalt. Et tegelikult see sai alguse aastal 2010 sellega, et Häädemeeste vald oli kuidagi väga negatiivses valguses meie ajakirjanduses. Küll meil oli vallavalitsuses probleeme, küll meil olid mingisugused peksmised Lemmerannas. Ja et selline hästi negatiivne ajakirjanduslik valgus oli ja siis ma mõtlesin, midagi peab tegema ja kuna ma olin ise turismiinimene, siis mulle jäi ka kõrva mõnede turismiinimeste jutt, et Pärnumaalt sinna lõuna poole ei ole mõtet väga minna, et seal ei ole mitte midagi. Ja siis mõtlesin, et ma olin ise küll siis nagu rohkem võib-olla pärnakas ja mõtlesin, et kuidas saab nii öelda, et seal ei ole mitte midagi. Ja siis ma kutsusin kokku kõik meie sellised tublimad turismiettevõtjad ja helged pead, et nüüd tuleb midagi ette võtta. Ja siis me jõudsime nii kaugele,
et me hakkame korraldama Kabli päikseloojangu-festivali, mis tegelikult oli 2 aastat juba toimunud, aga et me teeme selle suureks, et me teeme kõik koos, me teeme sellise koostöövormi, et me teeme selle kõik suureks. Ja niiviisi sai alguse, esimene festival oli 2011, kõik olid väga, väga õhinal selle asja kallal, tahtsid, et see õnnestuks, tahtsid, et inimesed tuleks meie piirkonda ja saaksid seda positiivset emotsiooni. Ja tegelikult ma arvan, et see meil ka õnnestus, et meid märgati, meie üritustel käidi, et siis muidugi ürituste korraldamine, et see oli hoopis teine aeg. See oli hoopis teine asi, et kui praegu siin tõesti iga talu ja iga küla korraldab siin mingeid üritusi ja kontserte, et siis see ei olnud nii levinud. Et meil oli ikkagi sündmus läbi kukkunud, kui oli 200 inimest, siis oli juba väga halb. Et 1700 ja sellised olid ikka kontserdid. Et sellesse sai alguse. Meil oli väga tore tiim, meil oli nagu, ma ütlen ainult võrdlussõnu, see kõik oli nagu super aeg. Ja siis ühelt maalt sai see kõik selles mõttes läbi. 10 aastat me toimetasime ja siis otsustasime, et me läheme nagu lahku, et Kabli päikseloojangu-festival siis jäi eraldi toimetama. Ja meie, ehk siis kohalikud, otsustasime, et teeme siis oma Häädemeeste hää kaubamärgi. Et tegelikult sai sellest hoopis selle alguse. Enne kui me nüüd läheme Häädemeeste hää juurde, siis mul on nii hea meel, et sa tõid välja selle ajaloo osa, et tegelikult see on nii huvitav kuulda neid lugusid, kuidas see kõik algas. Ja tõesti, enne kui sa tulid, ma mõtlesin ise täpselt samamoodi, et see ürituste korraldus oli hoopis teine asi. Ja tead, mul on nii selgelt meeles selline asi, et siis, kui need Kabli rannapeod alustasid, siis mina elasin välismaailmal. Ja ma mäletan, et mul sõbrad ütlesid, et Kablis on mingi rannapidu ja sa ei kujuta ette, mis mul nagu silme ees võis olla, on ju. Et mingi ranna peal, mingi pidu, okei, on ju. Ja siis kui ma sellele esimesele Kabli rannapeole jõudsin, mul oli, see on pidu. Et see midagi sellist, see oli tõesti midagi uut, on ju. Jaa, just nimelt, et mul on nii kahju. Margit Eichen, kes siis ka algusest saadikuni siiani on meiega selles Häädemeeste hää ja päikseloojangu-festivali tiimis olnud ja kes neid rannapidusid ka korraldas. Ma väga lootsin, et ta saab ka täna tulla, aga ta ei saanud. Et nii tore oleks nagu mingisuguseid selliseid lugusid, mida võib-olla mina nagu kõike ei mäleta. Et äkki Margit oleks sellist natuke ka värvikat tooni siia nagu juurde toonud. Margit kindlasti jõuab ka siia, aga kust see julgus tuli, et kutsumegi Eesti kõige kuulsamad mingid muusikaartistid ja teeme sellise peo, kus peab tulema vähemalt 1000 inimest? Just, et selles mõttes tegelikult me mõtlesime ka seda, et tõesti meie eesmärk oli see, et positiivset nagu sellist mainet meie piirkonnale, et ja nagu turiste siia ikkagi meelitada ja just nagu väljapoolt inimesi näidata, kui äge meie piirkond on. Et see oli meie eesmärk. Et ma arvan küll, et see eesmärk sai kordades täidetud. Ja ma nüüd läksin vaata mõtetega juba nii kaugel sügavalt, need ajalukku, et ma ei mäletane, mida sa küsisid. Jaa, kust tuli see julgus, et kutsuda selliseid, tõesti olid ju just nimelt, see oligi lihtsalt selline julge peale lendamine, ega muud ei olnudki, sest me tahtsime, et see saab üle-eestiliselt tuntuks festivaliks, mis ta nähtavasti ka selle ajal sai, sellepärast, et ega konkurents ei olnud üldse suur. Et sellised festivale väga ei korraldatud. Ja esinejad tulid suurima hea meelega. Et jällegi aeg oli teine, esinemisvõimalusi väga palju ei olnud kui praegu näiteks. Ja ma mingil määral ikkagi ütlen, et me olime mingitsugustest asjadest ikkagi nagu pioneerid, et rannapeod kui sellised, näiteks selliseid ei korraldatud Eestis siis veel. Et samal ajal hakati juba midagi korraldama, aga nüüd on need üsna levinud asjad. Või näiteks mingisugused õuekontserdid, mingi kosmose kolmapäevad. Et sellised asju ei tehtud. Tead, mis mul veel meelde tuli või? Et
tol ajal teie tegite ju Essanaga neid vestlusõhtuid, mis on praegu nagu väga populaarsed. Jaa, et tegelikult see ajalugu oli veel varasem, et siis kui Kadri Leivategija alustas kunagi Päikeseloojangu festivali, et siis juba olid tegelikult need vestlusõhtud tal seed, aga meie jätkasime ja tegelikult nagu see laienes veel edasi, et tõesti tulid ju luuleõhtud kosmonautikas ja nii edasi, et noh, see, mida me pakkusime, see oli nagu tõesti väga kirju ja meie eesmärk oligi see, et oleksid lastega peredele midagi, et oleksid lastele, meil olid ka lasteüritused, et oleks noortele, et saaks rannas möllata ja pidutseda, et oleks vanainimestele selliseid simmaneid aga siis ka neid vestlusõhtuid ja muidugi siis klassikalisest muusikast kuni siis tõesti pop ja rockini. Et see oli väga-väga-väga kirju. Kui sa ise meenutad nüüd seda 10-aastast perioodi, et millised su enda sellised lemmikud üritused olid või kõige meeldejäävamad, midagi sellist? No millegipärast tulevad ikkagi meelde sellised õdusad õhtud kosmonautikas, kus Riho Sibul seal mediteeris koos meiega. Aga tegelikult ka sellised hoopis teistsugused üritused, näiteks me korraldasime päikesetõusu kontserdi Rannametsa vaatetorni juures, kus esines siis Raivo Tafenau ja üks trummar oli ka. See kontsert toimus niiviisi, et siis tõesti kell 5 või kell 4 hommikul oli see kontsert ja siis Tafenau oli siis selle trummariga nii-öelda publiku keskel ja publik oli tõesti temast nagu poole meetri kaugusel, et minu meelest ma mäletan seda vähemalt nii. Ja see publik oli tal seal ümber ja see oli nagu ülimenukas muidugi. Ja siis meie naised pakkusid ka hommiku pannkooke ja kohvi. Need sellised väga erilised asjad. Või siis mingi sadamapidu, mida me Jaagupis korraldasime. Et meie üks selline eesmärk oli ka siis selliseid meie paiku, meie häid paiku ja kohti siis tutvustada. Et tõesti, et kui meie siis Jaagupi sadam hakkas arenema nii-öelda, et siis korraldasime seal mingid sadamapidusid ja kui me tahtsime oma loodust näidata, siis viisime kinod sinna, tegime kontserti seal Rannametsa siis, ma ei tea, Tolkuse rabas või siis tegime ekskursioone erinevates kohtades. Et see oli ka nagu meie eesmärk, et nagu näidata neid ägedaid paiku ja kohti. Ja matkad said ju sealt algus, et meie giidi Kaire Käära ja siis Marika Kose matkad, et samamoodi, et siis väga palju ei korraldatud selliseid üritusi, et mingid matkad olid kuskil festivali kavas, et see oli ka nagu üsna selline uus lähenemine. Ja ei saa jätta siis ka mainimata täiskuu matka vastupidiselt päikeseloojangu. Jaa, just nimelt, täiskuu matkad, jaa, et neid üritusi on tõesti väga-väga ägedaid olnud, et kõik ei tule meeldegi. No neid ikka oli seal kavas ka omajagu, mida meenutada. Jaa, just, et 10 aastaga nagu jõudis päris palju teha. Ja muidugi, mis jäi väga meelde, ühel aastal olid meil ka kunstnikud Põhja-Soomest ja Põhja-Rootsist. Me lihtsalt enne seda käisime 1 aasta ühel reisil seal samas kandis ja siis saime nendega tuttavaks ja siis nad tulid oma pundiga siis ühel suvel siia. Tegid erinevaid õpitubasid ja näitus oli näiteks, mis õpitoad meil olid, performance õpituba, siis oli meil neelamise õpituba. Said selgeks? Jaa, mina sain selgeks. Siis oli meil, Marju tegi sellist redisaini, vist tänapäeval nimetatakse, et siis vanadest riietest õpetas nagu disainima uusi asju, et ta on ise nagu moekunstnik. Ja siis perekonnimest enam mäleta, aga siis üks fotokunstnik Mikko, tema näitus oli siis Häädemeeste saunas, oligi selline sauna teemaline fotonäitus. Ja siis kõik see päädis sellise suure performance'iga siis Kaabli rannas, kus siis meie naised, tõesti Häädemeestelt lihtsalt täiesti tavalised meie inimesed siis tegid sellist performance'it, said siis teha
seal oli moeshow oli seal, tuleleilamine oli muidugi ja veel igasugused asjad, et nad olid ise nagu näitlejad ja kunstnikud, need kunstnikud, kes siis tulid sealt Norrast või sealt Soomest ja Rootsist, et see oli ka üks väga äge suvi nendega koos. Sa ütled ka, et ajad olid siis teised, et see kontserti korraldamine või ürituste korraldamine oli hoopis teine ja nüüd me oleme ka siin seltsimajas teinud nii üht kui teist ja MTÜ Häädemeeste kultuuriga ja tean, et väga raske on, et kui sa ütlesid, et 200 inimest oli halb pidu, siis meil on see nagu jess, tehtud nagu super. Et mis on muutunud? No kuna ma ise väga palju hetkel ju ei korralda, et aga mis on muutunud? See ongi muutunud, et see konkurents on tõesti läinud nagu päris suureks, et igaüks korraldab. Ja ma saan aru ikkagi ka hinnad on väga krõbedaks läinud. Et tänu sellele võib-olla, et neid nii palju kutsutakse, et siis ka see ikkagi esinejate hinnad on nagu väga kõrged. Ja ma veel siitpoolt toon ka lihtsalt sellist infot juurde, et okei, üks asi on esinejate tasu, aga sinna juurde läheb ka sama palju heli, mingit teenindust, tehnikat, asja, et jah, see kontserdikorraldus, kujutad sa ette täna näiteks seda Kablirannapidu teha? No ütleme nii, enam ei tahaks enam mitte midagi väga teha. Aga jah, et selles mõttes, ütleme ma ei tea päris täpselt, aga mulle ikkagi tundub, et see tehnika on ka ikkagi muutunud ju aasta 2011, millal meie alustasime ja siis nagu praegu, et see tehnika on ka kindlasti imede maa, mis praegu on, et siis oli hoopis lihtsamad nagu need asjad, et jah, et on selles mõttes küll väga suured muutused. Ja tõesti seda pakkumist on nii palju, et mõned inimesed mulle tundub, et nad lihtsalt enam ei, nagu see on nii küllastunud, et nad ei käi enam kuskil, sellepärast, et seda kõike on nii palju, et nad on sellest kõigest lihtsalt nii küllastunud. Jah, selles suhtes küll, et kui suvel midagi peaks korraldama, siis ühest küljest on keeruline valida seda nädalavahetust, kus siis midagi ei toimu, midagi sellist konkureerivat, aga teisest küljest ongi juba, et vahet ei ole, niikuinii kuskil midagi toimub. Et meil on oma seltskonnas olnud see arusaam juba. Aga ma võin veel, mis mul tuli tegelikult meelde, et mis on muutunud tegelikult, kui me alustasime, nagu ma ütlesin, tegelikult festival oli kunagi väga palju väljapoole suunatud, aga kohalikud inimesed ei käinud sellel üldse meie kontserditel ja meie üritustel. Väga üksikud, aga et me oleme suutnud seda kasvatada, nagu neid nii-öelda, et nüüd on see traditsioon nagu uuesti inimesed on hakanud käima, meie oma kohalikud inimesed ja tegelikult kõik need sündmused, Häädemeeste jõulutuur, Häädemeeste jõulumüük, et need on nüüd pigem suunatud selle kohalikule inimesele, mitte nii palju enam väljapoole, sellepärast, et see pakkumine on juba nii suur, et ikkagi nagu et kõik, mida me teeme, et me ei tee enam nagu külalisele, vaid oma inimesele, et see on ka väga suur muutus minu meelest. Jaa. Aga mul on tunne, et tänu sellele Päikeseloojangu festivalile ja tegelikult sellele väga teadlikule maine kujundamisele nüüd, nagu me kuuleme, on ka see nii-öelda kohalike kogukond palju kasvanud, sest suvel on ikka meil väga palju uusi kohalikke, kes on tulnud tänu nendele sündmustele siia. Ja see oli meie suur eesmärk. Me ei ole uuringuid teinud, kas see nüüd mõjus, aga me arvame, et natuke ikka, me väga loodame, et natuke ikka nagu mõjus, et see suvekülaline nagu ka sai aru, et on kohalik, et kohalikus kogukonnas. Aga mis mul veel meelde tuli, mis on muutunud, et kuna mina just selle reklaami ja turunduse poolega nagu tegelesin, et siis oli väga lihtne telesse saada, väga lihtne oli raadiosse saada, mis nüüd on sellise kahjuks, kui sa teed midagi siin kohalikku, siis on väga keeruline, sellepärast jällegi, et see pakkumine on nii suur, see üritus ei tundu nii eriline, aga sel ajal tõesti midagi väga korraldatud ja ma ei tea, Vikerraadiosse andsime intervjuusid, et Kabli Päikeseloojangu festival ja siis suurde telesse, uudistesse kuskile lõppu, et tuleb Kabli Päikeseloojangu festival või Päikeseloojangu festivali avaüritus, see oli
lihtne, aga nüüd ma ei kujuta ette, et see oleks niiviisi. Jah, midagi ikka saab, raha eest saab. jaa, ei, midagi ikka saab, loomulikult, aga lihtsalt, et see oli nagu no võib-olla ka, et see oli natuke nagu võib-olla uudne, teistmoodi, et siis ei olnud neid selliseid üritusi nii palju ja siis nagu, sest et tele tahab ikka midagi uut ja huvitavat, et eks loogiline praegu saab ka, aga siis oli see jah kuidagi ja me saatsime pressiteateid välja ju, mis kõik iga sündmuse kohta pressiteateid, need kõik avaldati suurtes üle-eestilistes lehtedes, et isegi väikse uudisnupukesena, et see praegu ei kujuta ette, et üldse ei taheta, isegi nagu suurte korraldajate asju ei taheta väga ju võtta, sest et seda infot on nii palju. Aga ometi ei ole see motivatsioon selles mõttes kustunud, et Häädemeeste hää on nüüd olemas. Te läksite veidi teise rajaga edasi, ma saan aru, on ju? Jaa, just, et see teine rada oligi see, et suunata sellesse kohalikule seda ja et seda laiemaks teha, et see on ikkagi Häädemeeste hää on siis nagu piirkonna kaubamärk, mis võiks olla igal tootel templina peal, igal üritusel templina peal, et tegelikult ma arvan, ma räägin nüüd võib-olla teiste ees ka, aga me võib-olla üldse ei tahaks, et see oleks sellise kinnise ringi kaubamärk, et see võiks ikkagi selline olla, mida kõik kasutavad. See on meie ühine, meie piirkonna ühine asi. Mina podcasti päisesse panin kohe selle logokese. Väga tubli. Seda liikmemaksu maksnud pole, aga siin me oleme. Aga läheme juba mõtetega suvesse korraks, et ma tean, et see korraldamine on olnud keeruline, aga samas see seltskond on päris tore ja ma saan aru, et ikkagi 2026 on ka oodata sellist ühist Häädemeeste hääkava, on ju? Ja, et meil on tõesti olnud rasked ajad, et kõik see motivatsiooni leidmine ja kas üldse teha sellisel viisil ja aga jaa, et ikkagi meie korraldajad said omavahel kokku ja otsustasid, et ühine kava tuleb. Et jaa, ühelt poolt on see, et see on lihtsalt sellise kava kokkupanemine, aga teiselt poolt on see ka see, et kui me omavahel kokku saame, et siis see on täpselt seesama see oma kogukonna selline tugi, et me anname üksteisele nagu sellist jõudu juurde, julgustame, et ole hea, tee sina ikka seda, et see on vägev asi, mida sa teed, et anname nagu julgust ja tuge ja võib-olla ka mingid, kui me ühiselt nagu laua taga oleme, et lähevad ka mingid ideed lendu, et mingisuguste sündmuste nagu mõtted, mida võiks korraldada. Et kui seda ei oleks, siis võib-olla paljud üritused oleks ära jäänud. Ja eelmine aasta ma mäletan küll, et olin ka ühel sellel koosolekul, kuhu vist peaaegu, et kõik tulid selle mõttega, et ei tee see aasta. Ja siis tulid sealt välja, juba oli 31 asja kavas. Et just see kogukonna, see koos toimimine, see on see, mis on seda kava elus hoidnud, ma arvan, on ju. Ja, just, et ma julgustan tõesti ka selles mõttes, meil on seal ikkagi see seltskond on nagu väga paljud on need, kellega me oleme seda koostööd teinud siis aastast 2010, aga tegelikult ma julgustan ikkagi tulema inimesi ka nagu meie kampa, et andke kas või mulle julgelt teada või sinule julgelt teada. Annelile. Või Annelile, uus koordinaator. Et eks me selle info ju anname edasi siis, et ükskõik kellele, et kui teil on sündmused või mingi häid mõtteid või tahate ka meie kaasas olla, et siis kindlasti võtke ühendust, teeme koos asju. Ja esimene koht, kus teid leida on siis Häädemeeste hää poekene, jõulutuuril, ma saan aru, kõik on koos seal, näeb häid tegijaid. Ja jõulutuuril tulge siis neid piparkooke maitsma ja seal on muidugi ka muid toredaid asju, nagu ma siit praegu loen, mis mul läks meelest ära, et Tammiku talu küülikud on meil ka veel seal õue peal sellel päeval, nii et tasub lastega tulla ka välja, et mitte siis ainult täiskasvanud ostlema. Ja see kõlab selliselt, et täiskasvanud saavad siseruumides siis rahulikult ostelda hoopiski. Jah, just nimelt, et lapsed ei siis... lapsed on turvaliselt jänese aedikus. Just. Et see aedik on siin laadakülalistele jubagi väga hästi tuntud. Just. Mida veel olulist siin kuulajale kaasa anda?
no see idee tõesti, millest ma juba mitu korda olen rääkinud, et ägedaid inimesi ootame ikkagi oma seltskonda, et saada uusi ideid ja värsket energiat, et endal kipub vahest see energia kuidagi nagu maha kuluma, et see oleks kindlasti see, mida tahaksin kõigile öelda ja tulge jah, võtke meie asjadest osa, et see jõulumüük ja siis suvel muidugi meie potulogadilaat, mis on üks äge asi, et vähemalt me ise nagu naudime seda võib-olla kõige rohkem, et kus me siis lisaks selle kauplemisele siis võib-olla teeme ka sellist nalja ja elame ennast välja. See potulogadi eelmisel aastal oli ikka väga-väga kihvt. Ja noh, ka varasematel kolmel. Ma jätaksingi selle potulogadi siia selliseks isu tekitajaks, et siis suvel teid uuesti tagasi kutsuda ja sellest lähemalt rääkida. Aga Eveli, aitäh sulle tulemast ja kohtume siis jõulutuuril. Ja suur tänu kutsumast. Mitte ainult jõulutuuril, me oleme ju 23. detsembrini avatud. Aha. Nii et peale jõulutuuri. Teiega seal ja minuga järgmises episoodis.